Hinnang on valmis. Rakendus peab enne vaatama. See on uus nõue. Aga olgu. Nii, teetigu. Rakendus kaardistab Hispaania teetigu üle Eesti. Kaardil on 7755 teadet ja kokku on korjatud üle 103 000 teo. See pole enam tühi prototüüp. Nende andmete eest tuleb juba vastutada. Kirjutan otsingusse Tartu. Vasted tulevad kohe ja kaart liigub õigesse kohta. Markerid koonduvad arusaadavalt. Aluskaardi saab vahetada ortofotoks ja lisada katastripiirid. Teate lisamiseks tuleb sisse logida. Kaarti saab ilma kontota vaadata. Mõistlik piir. Proovin e-postiks kirjutada vale. Brauser ei lase seda ära saata. Privaatsusleht ütleb selgelt, mida kogutakse ja kuidas andmeid kustutada. Avalik asukoht ümardatakse umbes 100 meetri täpsuseni. Hea. Aed jääb vähemalt aiaomanikule. Mobiilis on kaart kasutatav, kuid koguarvud jäävad ülemiste nuppude alla. Viige statistika eraldi reale. Praegu on teod loetavad, arvud vähem. Oot. Vaatame, mis taustal toimub. Rakendus küsib kõik 7755 vaatlust 8 eraldi päringuga, kuigi vaatan ainult Tartut. Praegu töötab. Andmete kasvades tasub serverist küsida ainult nähtava kaardialapunktid. Tigu võib aeglane olla. Kaart ei pea. Elementsis on markerid nuppudena olemas, kuid nimeta. Ekraanilugeja ei saa teada kohta ega vaatlust. Lisage markerile sisuline nimi. Konsolis kasutusvoo ajal vigu ega hoiatusi ei ilmunud. Avatud lähtekoodi link viib reposse, kus on juhis ja algandmed, kuid rakenduse koodi mitte. Avatus on hea. Nimi võiks sisuga kokku minna. Leitavuse põhiasjad on korralikud. Pealkiri, kirjeldus, kanooniline aadress, jagamispilt, saidikaart ja struktureeritud andmed. Sisselogimisleht on otsingumootoritele peidetud ning olematu aadress annab veakoodi 404. Haruldane juhus. SEO ei vaja päästeoperatsiooni. Kokkuvõttes kasulik ja üllatavalt põhjalik kogukonnakaart. Kõigepealt parandaksin markerite nimed, mobiili ülariba ja andmete laadimise. Mõte 9. Teostus 8. Kontrollitavus 7. Päris teate lisamist ma kontota lõpuni ei proovinud. Seda ma ei hakka välja mõtlema. Egas midagi. Vibefestil näeme. Teod liiguvad aeglaselt. Hype liigub kahjuks kiiremini.